jätama. On lumme uppunud metsatalu, vaiksed taliteed. Nii hellad on su kerkokellad, lumel laulvad need. Põhjamaa me sünnima, karmide meeste kallis maa, kaplemiste tallermaa, püha kodumaa. Põhjamaa me sünnima, hinges sind ikka kannan ma, kaugel teel sa kallis meil sind ei jätama. Põleda rõõmust ja harjuda korraga, kuidas küll suudaksin mõlemat korraga, teada, et laheneb kõik iseenesest, ometi viimseni anda kõik enesest. Väsida õnnest ja õppida vaevust, leebuse kübemeid noppida raevust, leppida tõrkuvalt, pageda leplikult, teades, et miski ei püsigi lõplikult. Pettumust peita ja solvumist salata, kukkumast tõusta ja uuesti alata, kosuda äkki ja kiirelt ei millestki, pilgust ja sõnast ja müüdavast lillestki. Kõik on nii kirju ja kõik tuleb korraga, kuidas siis harjuda argise korraga? Need olid Leelo Tungla luuleread, mis iseloomustavad suurepäraselt teie hetkeolukorda, kallid lõpetajad. Soovin teile ilusat lõpetamist. Palun lavale direktor Ott Ojaveeri. Kallid lõpetajad, austatud emad, isad, vanaisad, vanaemad, õpetajad, head Hugo Treffneri gümnaasiumi aktusest osavõtjad. Lubage mul kohe alguses teid kõiki õnnitleda tänase pidupäeva puhul. Elu läheb mööda, nii kulunud kõnekäänd. Kui elu tõesti mööda läheks, jälgiksime seda narrilt lihtsameelse heldimusega.
elu läheb pihta, oleme märklaud, tabab otse südamesse iga hetk ilma sihtimiseta. Elul on selge silm ja ta käsi ei värise. Nõnda on kirjutanud Eesti proosakirjanik ja luuletaja Henn-Kaarel Hellat ja see sobib kenasti tänasesse päeva, mil Treffneri kool saadab ellu järjekordse lennu. 176 säravat noort inimest, kelle suhtes pole kahtlust. Teie elu läheb pihta, teisiti olla ei saagi. Olete selle nimel sihikindlust ja pühendumist üles näidanud ja nõnda edasi minnes on kõik võimalik. Tuleb vaid väga tahta. Meie tänaste lõpetajate hulgas on 18 kuld- ja 12 hõbemedali saajat, keda nii nagu varasematelgi aastatel tunnustab kooli vilistlaskogu erilisemalt hiljem. Numbriliselt ligi kolmandik kogu Tartu maakonna kuld- ja hõbemedalitest on teie käes, head lõpetajad. Tammsaare Tõe ja õiguse teise osa, Tammsaare Tõe ja õiguse teine osa räägib sellest, kuidas maapoiss Indrek Paas vaid 50 rubla taskus Tartusse härra Mauruse eragümnaasiumi õppima läheb. Mauruse kool saab Indreku esimeseks elukooliks kogu oma vastuolulisuses ja terviklikkuses. Tammsaare kirjutab, kool mõjub Indrekule kui mürk. Oled kord teda millegipärast tarvitama hakanud, siis ei pääse temast tema enam, sest ihk tema järele aina kasvab. Nii on küllap ka teiega olnud. Paljud teist tulid Treffnerisse õppima erinevatest Eestimaa paikadest, kes kaugemalt, kes lähemalt, ja te pidite kõik ruttu uue eluga Tartus ja Treffneris harjuma ja hakkama saama. Head lõpetajad, teie ihk kooli järele oli kõigi 3 aasta vältel ühtlaselt kõrge. Usun, et kool mõjus teile hästi ja on meeldejäävad seiku ja hetki, mida aastate pärast meenutada. Ja selle üle on ütlemata hea meel. Head lõpetajad, te saavutasite rõõmustavalt häid tulemusi väga erinevatel üleriigilistel konkurssidel. Üsnagi mitmed teie hulgast on jõudnud Eesti võistkondadesse rahvusvahelistele olümpiaadidele. Teist aastat järjest oli kooli ajaleht Miilang parim omataoliste hulgas vabariigis. 3. aastat järjest on Treffner parim kool väitluses. Need saavutused räägivad iseenda eest. Need on saavutused, milleni jõutakse valdavalt sihipärase ja pühendunud tööga. Teie hulgas on neid, kes osalesid aktiivselt klassivälises tegevuses, tuues sellega rõõmu ja vaheldust nii iseenda kui teiste ellu. Tõepoolest, meie kool toob kokku väga eripalgelisi, andekaid noori inimesi ja see teebki meid tugevaks ning liidab üksteisega kokku nüüd ja edaspidigi. Aafrika vanasõna ütleb, et lapse kasvatamiseks on vaja kogu küla. Ma tahan eriti südamlikult tervitada ja õnnitleda teid, head emad ja isad, sest ma tean, kui eriline on tänane päev
teie jaoks. Te olete kindlasti väga uhked oma laste üle. Aitäh teile usalduse eest. Kool on tunnetanud teie usaldust läbi 3 aasta. On olnud suur rõõm kuulda, et olete nõu ja jõuga klassijuhatajatele toeks olnud ja võimalusel abi osutanud. Siinkohal meenuvad õhtud, kui lastevanemate koosoleku lõppedes valdavalt rahulolu südames koju läksite. Vähemalt selline mulje on minule jäänud. Täna on aga mul au paluda lavale üks väga abivalmis lapsevanem, kellele annan kooli poolt väikese kingituse kooli logoga lipsunõela. See on koolijuhi tänu koolile ja õpetajaskonnale 3 aasta jooksul osutatud erilise hoole ja hoolitsuse eest. Tohtrihärra Leho Rips, palun. Head õpetajad, Fred Jüssi mõtiskleb raamatus Vaikuse maastikud nii. On üks käsk, mis tühistab kõik 10 käsku. Kui me seda ühte käsku täidame, pole 10 vaja. Mis te arvate, mis käsk see võiks olla? Ja Fred Jüssi jätkab. See on käsk armastada teisi nagu iseennastki. Ja kui sa seda käsku järgid, muutuvad teised ju mõttetuks. See justkui nullib kõik teised ära. Selle käsu järgimine on midagi niisugust, mida tuleb õppida. Ja kui sa seda väga tahad õppida, pole see raske. Soovin meile kõigile edusamme selles valdkonnas. Aitäh teile, head kolleegid, südamega tehtud töö eest. Kallid abituriendid, riigieksamid ja koolieksam on teil ammu tehtud, uurimistöö kaitstud, kuid 2 kohustuslikku eksamit ootab teid ees. Ilmselt palju teisigi eksameid, kuid need 2 tulevad igal juhul. Need on eksamid, millest rääkis teile kevadel peetud aulaloengus suursaadik Jaak Jõerüüt. Märksõnadeks on võim ja raha. Kumbki neist ei tohi pähe hakata ega muutuda eesmärgiks omaette. Igaüks tuleb omal ajal, tuleb ainult õige aeg ära oodata. Töö ja südametunnistus on siinkohal erilise tähtsusega. Olge alati 2 jalaga maa peal. Ilmselt soovime seda teile kõik, nii teie vanemad kui õpetajad, kuid siinkohal tuleks rõhutada, et 2 jalga ei tohiks korraga olla maa peal. Muidu ei toimuks arengut, sest me oleme ju kogu aeg teel. Oleme kuhugi teel, kas siis füüsilises või vaimses mõttes. Ja kui see mõte teile, head lõpetajad, tänasest aktuse kõnest meelde jääb, on minu roll täidetud. Aitäh teile kõigile ja tänasel pööripäeval on meeldiv soovida ilusat suve. Aitäh!
esinevad Laura Eihe, Katariina Kisand, Daniel Kütt, Eneli Maranik, Johan Randvere ja Joonas Tomingas looga Göta. Da va du va da da du va ya du va ai va du ya du va la da 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 la
klassijuhatajate poolt kõneleb 12. E klassijuhataja Aare Ristikivi. Siin me nüüd siis oleme. Lõpetajad, õpetajad, vilistlased, sugulased ja tuttavad. Nii erinevad ja ometi omavahel seotud. Mingis mõttes moodustame me kõik ühise pere. Pere väärtustest ja erinevatest arusaamadest, mis asi see pere on viimastel aastatel palju räägitud. Minu jaoks on oluline vaid üks. Ja see on see, millele ka direktor viitas, et peres oleks armastus. Julgen õpetajate nimel öelda, et meie oleme oma tööd teinud armastusega, pidades oluliseks iga hetke, mis me koos olla saime. Aga palun vabandust, kui see alati välja ei paistnud. Armastus on kirg ja emotsioonide ajel öeldakse mõnikord asju, mida ei mõelda. Võin aga kindlalt väita, et oleme soovinud teile vaid parimat. Ma loodan, et see on olnud armastus abielu ka enamuse õpilaste jaoks. Mulle tundub, et olete tahtnud olla treffneristid ning nautinud neid aastaid. See ei tähenda, et kõik oleks alati kerge olnud. Suhte nimel tuleb tööd teha ning aju on muskel, mis kasvab vaid treenides, nii nagu iga teine muskelgi. Võib ju olla ka, et mõnel oli meie suhte taga hoopis vanemate soov. Ka see ei tähenda alati, et suhe oleks õnnetum. Korraldatud abielu võib samuti töötada, kuid teil soovitama enda unelmad ikka ise läbi elada, mitte neid oma lastele peale sundida. Kui teie seas on mõni, kes end läbi nende 3 aasta tundis, et on vales kohas, siis mul on kahju, et meie suhtest ei tulnud midagi välja. Kuid hea uudis on see, et koolipere aktiivne kooselu ei kesta, kuni surm meid lahutab. Ja ma loodan, et te leiate veel üles selle keskkonna, kus teil on hea. Ma olen väga tänulik, et meie kooliperes ei olnud perevägivalda. Mul on hea meel, et olite aktiivsed kaasalööjad igas ürituses, usinad õppijad, loomingulised, ettevõtlikud ja arukad noored inimesed. Kas te mäletate veel, millised olite 3 aastat tagasi? Mäletate, millises klassiruumis katseid tegite? Mis oli esimene mulje klassikaaslastest, õpetajatest? 10. klass läks ilmselt nii kiiresti, et eriti aasta esimest poolt ei suutnud märgatagi. Tutvumispeod, rebaste ristimine, järgmise aasta palli peremehe ja perenaise valimised, kooli aastapäev, kõik ühes reas. Ja samal ajal tekkis ilmselt arusaam, et kõik ei olegi nii roosiline. Hinded ei olnud enam need, mis põhikoolis, nõudmised olid üha kõrgemad, magamise aega jäi üha vähemaks. 11. klass oli tegutsemise aeg. Kes korraldas rebaste ristimist, kes kooli juubelipalli, kes 12. klasside lõpetamist. Lisaks praktikad ja uurimustöö ilmselt tundus, et see kool ei tahagi kunagi lõppeda. Ja siis korraga oligi käes 12. klass. Veel viimased pingutused, viimased eksamid. Ja ootamatult oligi kooliga ühel pool. 3 aastat möödas nagu lennates. Täna on teie viimane võimalus teha teoks mõni asi, mille jaoks siiani julgust või mahti polnud. Rääkida mõne lennukaaslasega, kellega ei ole kuidagi jutule saanud, öelda mõni kompliment, mis keelel pakitsenud, esitada küsimusi. Täna on lubatud rohkem, sest ühist homset ei ole. Mis täna jääb tegemata, selleks ei tule tõenäoliselt enam võimalust kunagi. Täna õhtul olete te veel koos. Nautige neid viimaseid tunde. Vajutage mällu, inimesi ja ruume, lõhnu ja helisid. Kui te järgmine kord koolimaja külastate, siis ei ole see enam see sama. Või hoone on muidugi sama. Kuid küllap olete filosoofiatunnis õppinud, et ühte jõkke ei saa astuda 2 korda. Tahan teile veel viimased õpetusõnad teile kaasa anda. Ka mina annan endale aru,
et rohkem võimalusi ei pruugi tulla. Esiteks, olge täpsed ja korrektsed, kuid mitte ninatargad. Kui märkate vigu, siis tõtake neid parandama vaid sellepärast, et see hoiab ära edasisi vigu, mitte lihtsalt sellepärast, et kellegi vigu esile tõsta ja end selle võrra paremini tunda. Olge viisakad. Rumalust ei pruugi kohe märgata, matslikkus ei jää kunagi varju. Olge sallivad. Inimese suurust hinnatakse selle järgi, kuidas ta suhtub endast nõrgematesse. Ärge häbenege oma kooli. Kuulete sõna eliitkool oma elus veel korduvalt. See ei ole häbiasi, kuid sellega kaasneb suur vastutus, sest kellele on palju antud, sellelt ka nõutakse palju. Ärge salake oma kooli ei valehäbist ega hirmust vastutuse eest. Öelge oma õpetajatele alati tere. Ka siis, kui nad teid kohe ära ei tunne. Igal aastal lõpetab umbes 170–180 noort. See teeb ainuüksi 3 aastaga, mis teie olete siin koolis olnud. Marja aitab mind. No umbes 540 õpilast. 540 nägu ja nime. On üsna inimlik, et kõiki ei suuda õpetaja meeles hoida. Pealekauba teie muutute. Kes kasvatab habeme, kes värib juuksed ära. Nii et kui õpetajat näete, öelge esimesena tere ja kui on aega, siis rääkige, kuidas teil läheb. See on meile oluline. Ja tulge kooli tagasi, kui on midagi jagada on. Kui kool on teile midagigi andnud, siis on teil moraalne kohustus vastu anda. Ja pealegi oma pereliikmete eest ju hoolitsetakse. Ja nagu juba direktor ütles, kõige tähtsam on armastus. Enese ja oma ligimese vastu, looduse ja loomingu vastu, elu vastu selle kõikides vormides. Kallid lõpetajad, kui ka tänases päevas on pisut kibedat nukrust, siis teie paremad päevad on kindlasti ees. Õnne ja õnnestumisi teile kaasa. Klassijuhatajana täna südamest kõiki koolitöötajaid, lapsevanemaid ja teisi tugiisikuid. Me saime hakkama. Esinevad abituriendid Triinu Bergman, Katariina Kisand, Karoliine Lisette Kõiv, Henri Maalmann ja Joonas Tomingas jää ääre looga Pilve piiril. Ma istun nüüd pilve piiril ja laulan, kuid viisi ei pea. Ja see, et mind sinna sa viisid, on pagana tore ja hea. Ja see, et mind sinna sa viisid, on pagana tore ja hea. Nii istun ja valesti laulan ja maailm peab viisi mu all. Oh ütle, kui kaua siin üleval laulma ma pean. Oh ütle, kui kaua siin üleval laulma ma pean. Vaid sinult küsida tahan, just sinult sa kindlasti tead. Kas õnnelik olla ma tohin või valesti laulma ma pean? Kas õnnelik olla ma tohin või alla ma kukkuma pean?
istun siin pilvepiiril ja laulan, kuid viisi ei pea. Ja see, et mind sinna sa viisid, on pagana tore ja hea. Ja see, et mind sinna sa viisid, on pagana tore ja hea. Ma istun siin pilvepiiril ja laulan, kuid viisi ei pea. Ja see, et mind sinna sa viisid, on pagana tore ja hea. Nüüd siis aktuse kõige tähtsam osa, tunnistused. Lõputunnistuste kätteandmiseks palun lavale kooli juhtkonna. Väljavõtte Hugo Treffneri gümnaasiumi pedagoogilise nõukogu protokollist 19. juunist 2015. Päevakord 12. klasside lõpetamine. Ma palun lavale 12. A klassi ja klassijuhataja Ülle Seebri. Kooli lõpetab kuldmedaliga Triinu Hordo. Kooli lõpetab kuldmedaliga Liis Luude. Kooli lõpetab hõbemedaliga Kristjan Kingo. Kooli lõpetab hõbemedaliga Salme Ojasild. Kooli lõpetab hõbemedaliga Ketter Põru. Kooli lõpetavad Erki Baumann, kiituskiri kehalises kasvatuses. Sandra Eensoo, kiituskiri muusikas. Maarja Enumäe. Laura Ernits, kiituskiri matemaatikas ja kehalises kasvatuses. Brenda Heinla, kiituskiri kirjanduses ja muusikas. Helen Henrikson, kiituskiri kunstiajaloos. Jaanika Juntson, kiituskiri kirjanduses, matemaatikas ja ühiskonnaõpetuses. Marko Karm, kiituskiri kirjanduses ja füüsikas. Reet Kasemaa.
Anna-Liisa Kaste, kiituskiri kirjanduses, bioloogias, muusikas, kunstiajaloos, kehalises kasvatuses ja filosoofias. Silver Kirotar. Georg Klimušev, kiituskiri ajaloos. Daniel Kütt, kiituskiri kirjanduses, matemaatikas, füüsikas, keemias, muusikas, inglise keeles ja uurimistöö eest. Hanna Laas. Helene Lainemäe. Ludwig Leis, kiituskiri ajaloos, muusikas, kunstiajaloos, vene keeles ja praktilise töö eest. Gert Männik. Andri Nõgols. Kaur Paarok. Julius Piatkovski. Jaagup Russak, kiituskiri kehalises kasvatuses. Triinu Sala, kiituskiri muusikas. Joonas Sisask. Nils Holger Soova, kiituskiri füüsikas. Joonas Toomingas, kiituskiri matemaatikas, ajaloos, inimeseõpetuses ja muusikas. Tormi Torm. Mattias Tõnisson, kiituskiri kunstiajaloos. Villem Tõnisson, kiituskiri matemaatikas. Elise Ustav, kiituskiri muusikas ja kunstiajaloos. Marten Visnap. Maria Jastrebinskaja, kiituskiri kirjanduses ja vene keeles. Kaheteistkümnendat A-klassi juhatas Ülle Seebri.
ma palun lavale 12. B-klassi ja klassijuhataja Külli Rootsi. Kooli lõpetab kuldmedaliga Hans-Daniel Kaimre. Kooli lõpetab kuldmedaliga Karina Raudsik. Kooli lõpetab kuldmedaliga Simmo Saan. Kooli lõpetab hõbemedaliga Raul Rinken. Kooli lõpetab hõbemedaliga Laura Rähmi. Kooli lõpetavad Martin Aasmäe, kiituskiri kehalises kasvatuses ja vene keeles. Triinu Bergman, kiituskiri kirjanduses ja inglise keeles. Siisi Karmen Haamer, kiituskiri matemaatikas, muusikas, kunstiajaloos, usundiõpetuses ja uurimistöö eest. Arno Gabriel Humal, kiituskiri muusikas. Markus Ilves. Rasmus Kaver. Jaak Joonas Keldoja, kiituskiri matemaatikas, keemias, ajaloos ja kehalises kasvatuses. Karolin Kelpmann, kiituskiri kirjanduses. Elise Keskpaik, kiituskiri kirjanduses, ajaloos, muusikas, kunstiajaloos ja uurimistöö eest. Ergo Kukk, kiituskiri kehalises kasvatuses. Mikk Kull, kiituskiri matemaatikas, keemias ja ajaloos. Oliver Kängsepp. Mariann Liigand, kiituskiri ajaloos ja inimeseõpetuses. Rasmus Lõhmus, kiituskiri matemaatikas. Toom Lõhmus, kiituskiri matemaatikas, ajaloos ja informaatikas. Ellen-Marie Lääne.
Karl Andero Mere, kiituskiri informaatikas. Lisanne Meristo, kiituskiri kirjanduses ja filosoofias. Karl Must, kiituskiri ajaloos. Andri Parvelo. Maris Pedaja, kiituskiri kirjanduses, ühiskonnaõpetuses, muusikas, kunsti ajaloos ja saksa keeles. Marion Pontus, kiituskiri muusikas. Paul Pung. Reiko Gregor Ruuda, kiituskiri ajaloos. Kaisa Sander, kiituskiri kirjanduses, ajaloos ja kehalises kasvatuses. Mari-Liis Tsernant, kiituskiri ajaloos ja muusikas. Liise-Anette Vaher, kiituskiri kehalises kasvatuses. Rait Valgmaa. Kristjan Veedler, kiituskiri informaatikas. Hel Viitkar, kiituskiri kirjanduses. Pääsusilme Vilbaste, kiituskiri kunsti ajaloos, usundi õpetuses ja uurimistöö eest. Kaheteistkümnendat B-klassi juhatas Külli Rootsi. Ma palun lavale 12. C-klassi ja klassijuhataja Ehtel Timaku. Kooli lõpetab kuldmedaliga Rasmus Born. Kooli lõpetab kuldmedaliga Katariina Kisand. Kooli lõpetab kuldmedaliga Maria Leping. Kooli lõpetab kuldmedaliga Henri Maalmann. Kooli lõpetab kuldmedaliga Kaisa Teele Oja.
kooli lõpetab kuldmedaliga Minna Ots. kooli lõpetab kuldmedaliga Jaanika Unt. kooli lõpetab hõbemedaliga Anu Jaagosild. kooli lõpetab hõbemedaliga Alice Klaus. kooli lõpetab hõbemedaliga Maarja-Li Ojasalu. kooli lõpetavad Aliisa Alman, kiituskiri kirjanduses, ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja kunstiajaloos. Esper Rasmus Antson, kiituskiri ajaloos. Evelina Kretško. Heleri Heike Härk. Jaak Kaljula, kiituskiri keemias, ajaloos ja kehalises kasvatuses. Aap Kirsel. Birgit Kuslap. Karoliine Lisette Kõiv, kiituskiri kirjanduses, muusikas, inglise keeles ja usundiõpetuses. Omari Loid, kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Tõnis Torm-Nöps, kiituskiri eesti keeles. Ander Peedumäe. Janeli Pelska, kiituskiri bioloogias. Hubert Piikov. Kaspar Plaat. Deniss Rastorgujev. Elisabeth Rips. Jürgen Ruut, kiituskiri uurimistöö eest. Magdalena Žoržoljani, kiituskiri ajaloos ja inimese õpetuses.
Laura Tammiste, kiituskiri bioloogias ja kunstiajaloos. Adel Tiisler, kiituskiri vene keeles. Andri Uibo, kiituskiri ajaloos ja kunstiajaloos. Meelis Utt, kiituskiri ajaloos. Raul Volmer, kiituskiri ajaloos. Saara Vällik. Birgit Värv. Kaheteistkümnendat C-klass juhatas Ehtel Timak. Ma palun lavale 12. D-klassi ja klassijuhataja Toomas Jürgensteini. Kooli lõpetavad kuldmedaliga Anna Edela, kooli lõpetab kuldmedaliga Nele Läll. Kooli lõpetavad Artur Andersalu, kiituskiri ajaloos ja majandusõpetuses. Laura Annast, kiituskiri kirjanduses ja muusikas. Sandra Audova, kiituskiri kirjanduses ja kunstiajaloos. Allan Aug. Karmel-Kristin Einberg, kiituskiri kirjanduses, ühiskonnaõpetuses ja usundiõpetuses. Eleri Kalka. Reed Jõks. Katrin Kaaver. Michelle Kirsimäe. Christopher Sven Kliimand. Susanna Koger, kiituskiri eesti keeles.
Lembe Kullamaa, kiituskiri geograafias, bioloogias, ajaloos, kunstiajaloos, prantsuse keeles ja usundiõpetuses. Lii Kuudeberg, kiituskiri ajaloos ja kunstiajaloos. Ken Laas, kiituskiri ajaloos ja kehalises kasvatuses. Karoliina Laas-Dobreva, kiituskiri ajaloos. Tanel Ladva, kiituskiri ajaloos. Cassandra Laur. Kärt Lige, kiituskiri kirjanduses ja ajaloos. Gertrud Metsa, kiituskiri inglise keeles ja filosoofias. Kristi Paide. Liina-Riste Pappel, kiituskiri kirjanduses. Ott Blum, kiituskiri ajaloos ja kehalises kasvatuses. Sandra Bergmaa. Laura Randoja. Kirsika Perit-Reino, kiituskiri muusikas ja kunstiajaloos. Henri Rosumovski, kiituskiri filosoofias. Brigitta Rästas, kiituskiri ajaloos. Egle Sander. Merilin Teppo. Laura Terehov. Marion Williamson, kiituskiri kirjanduses. Laureen Vilman, kiituskiri kirjanduses, inglise keeles ja praktilise töö eest. Liisi Voll, kiituskiri kirjanduses, kunstiajaloos ja filosoofias. Kaheteistkümnendat D-klassi juhatas Toomas Jürgenstein.
ma palun lavale 12. E-klassi ja klassijuhataja Aare Ristikivi. kooli lõpetab kuldmedaliga Eleri Anni. kooli lõpetab kuldmedaliga Laura Hääl. kooli lõpetab kuldmedaliga Kirti Jürimäe. kooli lõpetab kuldmedaliga Marja-Stiina Saaliste. kooli lõpetab hõbemedaliga Marie Lindnermann. kooli lõpetab hõbemedaliga Katrina Ojavee. kooli lõpetab hõbemedaliga Mika Bertšonok. kooli lõpetab hõbemedaliga Viivika Toode. kooli lõpetavad Reelika Jõgi, kiituskiri ajaloos ja humanitaarpraktikas. Silver Kiho, kiituskiri kehalises kasvatuses. Kessu Kinsigo. Carmen Klein. Anu Korela. Kristel Mairit Kruusmägi. Maria Johanna Kull, kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja usundiõpetuses. Martin Käärik, kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja majandusõpetuses. Kristin Laupa, kiituskiri kehalises kasvatuses. Eerik Markus, kiituskiri kirjanduses, muusikas ja humanitaarpraktikas. Sander Mõisa. Kristiina Mäeots. Kaisa-Liina Näär, kiituskiri kirjanduses, inimese õpetuses ja inglise keeles. Ketter Ojakivi.
Maria Roberta Org. Hanna-Lotta Otstavel. Mari-Liis Palo. Grete-Liis Peedimaa, kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Eneli Ristisaar, kiituskiri kirjanduses, kunsti, ajaloos ja uurimistöö eest. Silver Erik Saage. Villu Sarv. Signe Süvaorg, kiituskiri kunsti ajaloos. Helina Tera. Andrea Uibo, kiituskiri praktilise töö eest. Fred Vahtel, kiituskiri filosoofias. Karl-Erik Õim. Kaheteistkümnendat E-klassi juhatas Aare Ristikivi. Täname ka õppealajuhataja Aime Pungad, kes teid, kallid vilistlased või juba kooli lõpetanud, on läbi 3 aasta hoolega teie eest hoolega hoolitsenud. Aitäh, Aime! Ma palun lavale veel kord kõik hõbe- ja kuldmedaliga lõpetajad. Ma palun lavale ka vilistlaskogu aseesimehe härra Mart Orava. Austatud õpetajad, nüüd juba kaasvilistlased, teie sõbrad ja lähedased. 20. novembril 1939 hakkas üks 10-aastane Võru algkoolipoiss Aado Kisat pidama päevikut ja tegi seda kuni 47. aastani. Väga teadmisimulise lapse igapäeva askelduste, kirjelduste vahele sekkus tal poliitika küll ainult mõni kord. Näiteks novembris korraldati Võrus prooviõhualarm. 10. jaanuaril 40 nägi poiss unes, kuidas tema kodutallu Kasaritsasse ilmub naaberriigi tank või soomusauto ja purustab osa nende majast suurtükki ja kuulipildujatulega. Tema koos 2 täiskasvanuga proovib põgeneda, kuid satub ühe sõdurite salga kätte, kelle ülem käsib nad surmata. Aado saab kuuli, käsivarde ja säärde. 9. veebruaril näeb ta väljas Eesti sõjalennukeid lendamas madalalt ning kuidas Võrus paiklevad Eestis väeosad lähevad koos raskerelvadega manöövritele reas 800 meetri pikkuselt. Ja siis saab 23. veebruaril
66 aastat vanaks president härra Konstantin Päts ja 24. veebruaril lehvivad üle Eesti sinimustvalged lipud, peetakse aktusi ja paraade. ja Aado päevikus on Eesti lipu ja vapi kõrval ka joonistus. 1918 aasta kuni 1940 aasta võrdub 22 aastat iseseisvust. Sümboolse katkestusena pole poisipäevik selle aasta märtsist kuni 41. aasta juunini säilinud või on see hävitatud. Sissekanded jätkuvad 4. juunil 41, mil toimub algkooli lõpuaktus ja nüüd juba pioneeridele antakse kätte raamatud ja kiituskirjad. Ja poiss on üks neist, kes saadetakse mõne päeva pärast Võrust Eesti NSV pioneeride laagrisse Väänal, kus ta 15. juunil saadetakse või õigemini toimetatakse Võrru ja ta saab seal teada, et isa ja palju teisi perekondi oli juba laupäeval ära viidud jaama ja sealt edasi Venemaale. Ning kuna teda ei olnud kodus, viiakse nad järele. Ja Aado pääseb kodumaale 48. aastal, viiakse uuesti Siberisse 50. aastal ja kogu perekond saab tagasi pöörduda alles 59. aastal. Miks ma kõnelen teile nii väga tähtsal päeval just ja rõõmsal päeval just sellist juttu? 2 või 3 aastat tagasi ma ei oleks seda teinud. Ka 1940. aasta mais ja juunis toimusid lõpuaktused, aga just tänasel päeval, 40. aastal, pandi Eesti okupeerivate võimude poolt ametisse nukuvalitsus ning vähem kui aasta hiljem korraldati massiküüditamine ja massiarreteerimised, mille ohvriks langes ka kisandite pere. Paari viimase aasta jooksul on meid ümbritsevas maailmas toimunud sellised muutused ja sellisel määral, mida me paari aasta eest ei oleks veel osanud kartagi. Ja ilmselt muutub see maailm ka veel sellisel määral, mis asetab meid kõiki taas vägagi keeruliste valikute ette, kas või põhjusel, et üks suur riik kõneleb üha ähvardavamalt oma rahvuslikest või riiklikest huvidest ning rahu pole ka Euroopa lõunapiiride taga ega mujalgi. Üks valikutest on seejuures ka, kas seada esikohale üksikinimene kui kõrgem väärtus ja alles seejärel arvestada niinimetatud kollektiivset tegelikkust, riiki, rahvust. Tahaksin loota, et te teete sel puhul tasakaaluka ja mõlemat poolt nii iseennast kui ka meie riiki arvestava valiku. Austatud lõpetajad, te kõik olete olnud väga tublid. Praegu on siin laval vaid osa teist medalistid, aga sümboolse medali olete te ära teeninud kõik ja see lavaserv ei ole sugugi nii kõrge ega ületamatu, et ta kas siis lähemate või pikemate aastate jooksul ei võiks tasanduda. Arvatavasti lähevad paljud teist lühemaks või pikemaks ajaks laia maailma silmaringi laiendama, mille üle ainult rõõmu võib tunda. Ja arvestades nüüd lisaks sellele ka seda, millega ma alustasin ning võimalikke valikuid indiviidi ja kollektiivsete tegelikkuste vahel, oleme sel aastal kingitusraamatuks valinud suure Eesti sõbra, Soome ajaloolase Seppo Zetterbergi kirjutatud mahuka ülevaate teose Eesti ajaloost kõige vanemast ajast kuni tänapäevani, kus on koos nii meie poliitiline, kultuuriline, majanduslik kui ka sotsiaalne ajalugu. Lootuses, et ka see aitab kaasa läbimõeldud valikute tegemisel, teie elude määramisel. Soovin Hugo Treffneri gümnaasiumi vilistlaste poolt teile kõigile, austatud lõpetajad, palju õnne ning edu tööks omaenda, oma pere, meie kooli, meie linna ning Eesti Vabariigi hüvanguks. Triinu Hordo. Liis Luude. Hans-Daniel Kaimre.
Kristjan Kingo. Salme Ojasild. Keter Põru. Hans-Daniel Kaimre. Karina Raudsik. Simmo Saan. Raul Rinken. Laura Hääl. Rasmus Born. Katariina Kisand. Maria Leping. Henri Maalmann. Kaisa-Teele Oja. Minna Ots. Jaanika Unt. Anu Jaagosild. Alice Klaus. Maarja-Li Ojasalu. Anna Edela. Nele Läll. Eleri Anni. Laura Hääl. Kirti Jürimäe. Marja-Stiina Saaliste. Marie Lindnermann. Katrina Ojavee. Mika Bertšonok. Ja Viivika Toode. Ja nüüd nagu alati on väike segadus, üks raamat on üle. Kirti Jürimäe raamat on siin, aga ei ole hullu, võtke vastu. palume väga vabandust. Juba päris mitmendat aastat annab kooli hoolekogu ja vilistlaskogu koos välja Mauruse stipendiume. Õpilased kirjutavad taotlused, kooli juhtkond, hoolekogu ja vilistlaskogu vaatavad üle, vilistlased annetavad vilistlaskogule raha ja meie täna anname mõned Maurused kätte. Me andsime 2 Mauruse stipendiumi 10. ja 11. klassidele ja tänaseks on meil au üle anda 3 stipendiumi. Esimene stipendium, mille üle anname, on Liisi Voll. Palun. Mul jäi ütlemata, miks me neid anname ja kellele anname.
nendele õpilastele, kes õpivad võimete kohaselt ja saavutavad õpingutes suurepäraseid tulemusi. Mauruse stipendium aastal 2015 Treffnerist Simmo Saan. Mauruse stipendium aastal 2015 Treffnerist Minna Ots. Lapsevanemate poolt kõneleb härra Paavo Kaimre. Kallid lõpetajad, väga austatud õpetajad, head lõpetajate pereliikmed, külalised. Kui lapsevanemad 2012. aasta 6. septembril koolimajja jõudsid, olid tunnid juba lõppenud. Kooliuksel tervitasid neid direktor ja õppealajuhataja, kes juhatasid esimesele infotunnile saabuvad vanemad auditooriumisse. Ruumis oli ootusärevad suminat ja nagu koolikooslustele kohane, olid varem kohale jõudnud sõbralikult ja hoolikalt hoidnud viimasel minutil saabujatele istekohad esimesse ritta. Just niimoodi saavad paljud lapsevanemad meenutada oma esimest koolipäeva Hugo Treffneri gümnaasiumis. Saime ülevaate koolipere plaanidest, kuulsime kooli väärtustest, reeglitest ja sellestki, et treffneristiks saades peab igaüks ise oma kooliasjade eest vastutama ja vastust andma. Uskuge, osutav oli kuulda ja hiljem tegelikult ka praktikas kogeda, et selles koolis ei nuhelda laste pattusid vanemate kaela. Suur aitäh kooliperele selle eest! Lugupeetavad õpetajad, 3 aasta jooksul olid meil ühised lapsed, kellest tänaseks on saanud kooli vilistlased. Ka pärast pidulikku lõpuaktust ja niinimetatud küpsustunnistuse saamist jäävad need noored inimesed meile, vanematele lasteks, alatiseks lasteks ja teile, õpetajatele, alatiseks õpilasteks, kes ehk ka 11 aasta pärast kohtudes, kui teie arvate, et ma olen ju seda inimest kuskil näinud, teid hädast välja aitavad ja alustavad juttu sõnadega tere, õpetaja. Aitäh, et andsite neile edasi oma tarkusi, teadmisi ja kogemusi. Õpetaja teadmised ja kogemused on omaette fenomen. Võrdleksin neid kauni loodusvaatega, tõelise ühisvara või üldkasutatava hüvisega, millest võivad väga paljud üha järgmised osa saada, aga väärtus sellest ometigi ei vähene. Lõpetajate perede nimel tänan kõiki koolitöötajaid, nii aineõpetajaid, aineringide juhendajaid, kui neid, tänu kellele hommikuti klassiruumid värsked ja puhtad olid, ruumid köetud ja koolisööklas laud kaetud oli. Head lõpetajad, õnnitlen teid kõiki gümnaasiumi lõpetamise puhul. Võrreldes selle ajaga, kui te olite verivärsked kümnendikud, ei ole te mitte ainult 3 aastat kaunimad, aga ka 3 aastat targemad. Gümnaasiumi lõpetajad on üldse vist kõige targemad inimesed õpikuteadmiste mõttes loomulikult. Sellest ei tohi uhkeks ja upsakaks minna, sest ju teate, teie tuules ootavad 11. klassid oma hetke, et teie positsioon üle võtta. Ja midagi pole teha, kohe hakkate ka te õpitut unustama. Ja see, mis pärast õpitu unustamist alles jääb, on haridus. Olete ilmselt isegi aru saanud, et aina sagedamini küsitakse teilt nüüd täiesti teistsuguseid küsimusi
ja elu laseb lahendada hoopis teistsuguseid ülesandeid kui need, mille kallal 12 kooliaasta jooksul pusisite. Mõistate, et maailm ei püsi mitte Joonia, Tooria ja Korintose stiilis samastel, aga hoopiski keerukamatel ja imetavasematel struktuuridel, inimsuhetel, ennekõike ehk austusel ja armastusel. Täna on lõpetajaid õnnitletud saavutatu puhul, soovitud õnne tulevikuks. Aga mis on õnn, kuidas seda defineerida? Päris keeruline ülesanne, kas pole? Mõnevõrra lihtsam oleks ehk isegi termodünaamika kõiki 3 seadust lahti seletada, kui õnne defineerida, sest on ju sellest nii üldist kui igaühele väga isiklikku. Sellistel raskedel hetkedel tasub mõelda sellele, mis on kirjutatud kas tarkades raamatutes või muudel andmekandjatel. Väikesele printsile selgitas õnne olemust tema hea kaaslane Rebane, väites: selleks, et teada, mis on õnn, on tarvis rituaale. Mis see rituaal on, küsis väike prints. Ka see on üks väga unustatud asi, vastas Rebane. Rituaal on see, mis teeb ühe päeva teisest erinevaks, ühe tunni teisest erinevaks. Nii näiteks on minu jahimeestel oma rituaal, selgitas Rebane. Neljapäeviti nad tantsivad külatütrukutega. Ja nii saabki neljapäevast üks imeline päev, kus mina võin vabalt Viinamarja istandusse jalutada. Täna ei ole neljapäev, Rebane peab jahimeeste suhtes respekti hoidma, aga vaieldamatult on gümnaasiumi lõpuaktus rituaal eestimaalaste jaoks väga oluline rituaal, mille tõenduseks kas või see õhkkond siin Vanemuise kontserdimajas. Lõpuaktus teeb tänase päeva kõigi meie jaoks eriliseks, praeguse tunni teistest erinevaks. Palju õnne meile kõigile! Aitäh! Abiturientide poolt kõnelevad Joonas Sisask, Ergo Kukk, Omar Eloid, Ott Luum ja Martin Käärik. Meie, nüüd siis juba võib öelda, et ametlikult Treffneri vilistlased, tulime siia kooli täpselt 3 aastat tagasi. Meil kõigil oli kaasa antud oma pagas. Seal olid mingisugused teadmised, no tsutt oskusi ja ütleme ausalt, kohutavalt palju puudusi. Minul, nagu te juba võib-olla märkasite, on kaasas ratas. See ratas sümboliseerib suurepäraselt nii minu kui ka paljude teiste treffneristide pagasit. Sest sellel on omad puudused, nagu te näete. Küll aga aegapikku hakkas meie ratas üha enam täienema. Kuid enne, kui ma oleksin üldse selle rattaga sõitma saanud, pidime ju leidma vajalikud tööriistad, et siis see ratas, see 2-rattaline meil siin korralikult üles putitada. Ja vot, neid tööriistu Hugo Treffneri gümnaasium meile jagaski. Kuidas me neid tööriistu aga kasutasime? Ja, vot see oli juba enda teada. Aega läks, mõnel 1, mõnel 2, mõnel koguni 3 aastat. Enne, kui tööriistakastist õiged vahendid leiti. Nii, nagu ei saa ratast kokku monteerida ilma õigete tööriistadeta, nii ei saa ka areneda õpilased ilma heade õpetajateta. Just õpetajad andsid endast kõik, et meie tööriistu otstarbekalt
kasutada oskaksime. Tööriistad on justkui elukutsed või elude valikud. Peale lõpetamist oleme valmis kätte võtma mitmeid erinevaid tööriistu, kuid ajapikku saab meile südamelähedaseks vaid üks. Olgu see siis sulepea või skalpel. Töö kiidab tegijat ning trefnerist jääb alati väärikaks, tööst sõltumata. Vigade parandamist peaks hakkama kõige suurematest vigadest. Selle ratta puhul me räägime esimesest rattast. Jalgrattarattad on justkui sõbrad, kelle sa trefnerisse tulles saad. Nad veerevad sinuga igal pool kaasas. Kuid ükskõik kus sa ka ei ole, nad on alati sinuga. Ei. Trefner. Nii nagu ka ratas ja raam käib koos ka trefneri vaim. Ning kuna me oleme trefneristid ja abirattaid me ei vaja, siis just üksteise abiga suudame me kõik teed ületada. Kõigil noortel ei ole antud võrdselt ja mõne noorel teel ongi rohkem takistusi ja nende takistuste tõttu võib ka mõnel teekond katki jääda. Küll aga vähemalt minu arust tundub, et trefner on küll nagu rattaparandus. Et siin saavad kõik rattad uued jooksud, rääkimata sadulatest. See ei ole koht, kus me pelgalt keerame läbisõitu tagasi, et pikendada meie noorust. Siia sisse tulnud rattaid ei anna isegi võrrelda väljalaskega. Ja näiteks, siit me oleme kaasa saanud sadula, mille polster ja vedrud on kui printsess hernetera madratsite kogu näiteks. Ainuke asi, mille pärast me tõesti peame muretsema, on see, et me ikka istuksime sadulasse õiget pidi ja et jalad tuletuksid pedaalidele, et siis õiges suunas edasi minna. Nagu ka Martin juba ütles, mõnele antakse kulbiga, aga teisele teelusikaga. Kuid teelusikatäis kulda on ju väärtuslikum kui kulbitäis soola. Ja tihtipeale peidetaksegi enda väiksemaid mõtteid, kuid neid väga väärtuslikke mõtteid. Ja neid ei jagata. Aga kui neid jagatakse, siis need võivad muuta ideed terviklikuks. Suurte ideede ja mõtetega jäävad silma nende väljaütlejad. Peale selle, et Treffneris aidati meil suuremalt mõelda, anti ka meile julgust enda ideid teistega jagada. Nagu ka see kell siin ratta peal, julgeb treffnerist ennast alati kuuldavaks teha. Soovime abiturientide poolt tänada kõiki õpetajaid, kooli juhtkonda, töötajaid ja vilislaskogu. Täname ka kõiki kaasabituriente selle meeldiva seltskonna eest nende 3 aasta jooksul. Teie tegitegi need 3 aastat nii lõbusaks, nagu nad olid. Pange täiega, lennake kõrgele, sõbrad. Ja pidage meeles, üks kõigi esineb Hugo Treffneri gümnaasiumi 2015. aasta vilistlane Eliise Ustav Virve Osila tekstile loodud Kait Tamra lauluga Näe kume kellalöök. Klaveril saadab Triin Arak. karmi tõtt ei tahtnud
avasilmi unelusest astun tõedele, mis on kitsas konarlik. Ma rühin vale võrgust vabaks lastu, et mõista, kuidas olla õnnelik. Veel polnud hilja pettus endalt heita, suigmesi keelelisi trotsida. Ja kuigi juhtub tõde, et ei leia, tead vähemalt, et püüdsid otsida. Ja kuigi juhtub tõde, et ei leia, tean vähemalt, et püüdsin otsida. Iga tee saab ükskord otsa, kuid nagu öeldakse, kui üks uks sulgub, siis avaneb järgmine. Täna sulgub üks uks teie elus, kallid lõpetajad, kuid kurvastamiseks pole põhjust. Avaneb ju nüüd uus uks laia maailma, põnevasse täiskasvanu ellu, millest tuleb sisse astuda. Niisiis, ärge jääge uksele peale mõtlema, sammuge julgelt edasi ning ärge kartke avada oma teele ettejäävaid uksi. Soovime teile õnne ühe eluetapi lõpetamise puhul ning edu järgmise avastamisel. Tunned vaad, mis Peipsi rannal käib Läänemere.
natukenegi naljata.